Väga hea, need on pead ühe suurused, nüüd on hea, pärast on hea teha. No kena. Martin nägi chati notesid ka ära. Teil on mingi omavahelised notes'id, Ja meil on salanotesid. Ma siin hommikul arutasin ChatGPT-ga, et kuidas sind siis hästi peedistada sellel teemal. Oh lord. Tere jälle Algorütmi kuulama, eetris on meie 278. episood, mille toovad teieni Nortal, Patchstack ja Veriff. Mina olen Priit Liivak ja koos minuga stuudios Martin Kapp. Täna me siis siiski Skype'ist ei räägi, kuigi ma eelmine kord natuke tiisisin, et me võib-olla räägime. See Skype'i episood on siiski ilmselt järgmine. Täna räägime hoopis frontendist ja Sveltest. Küll oleme kutsunud endale Nortali tarkvara arendaja Anett Saariku, kes on selle teemaga, eks me kohe kuuleme, kuidas siis viimasel ajal tutvunud on. Aga tere tulemast, Anett. Ole hea, tutvustaga ennast meie kuulajatele pisut, et millega sa Nortalis tegeled ja kuidas sa siis sinna Svelte otsa koperdasid? Jah, tere kõigile. Anett Saarik siis ja Nortalis siis varsti 2 aastat. Tarkvara arendaja, ütleme niimoodi, et olen teinud nagu kõike, nii fronti kui backi, aga pigem nagu tunnen ennast seal backi poole peal kuidagi kodusemalt. Et erinevates projektides arendanud, alustasin siis Skysist, et see kurikuulus Skys. Pandi kohe kõige sügavamasse vette, visati kohe alguses. Ja ma ise mõtlen ka, et kuidas see nagu niimoodi läks, et anti siuke paras pähkel, aga tundus, et nagu läks täitsa okeilt, et oldi minuga rahul. Ütlen, see oli, kuidas öelda, jah, tehnilise poole pealt on see ikkagi väga korralik pähkel. aga jah, seal ma sain kusjuures, ma ise mõtlesin selle peale pärast, et see oli mul esimene kokkupuude Angulariga. Et kui nagu seda frontendi maailmat nagu vaadata, et ma ei tea, kuidas mul oli suutnud, ma ei tea, kas õnneks või kahjuks, et varasemalt ma olin vist heal juhul mingi ülikooli aeg teinud mingi, ma ei tea, mingi lihtsalt to-do äpi seal Angularis. Aga jah, siis sai kuidagi nagu sinna Angulari maailma korra nagu varvas sisse pistetud, et jah, pärast ma võin tagasi tulla ja rääkida siis, kuidas see learning curve oli võrreldes Reacti ja Sveltiga, et on oma nüansid. Aga pärast Skysi sain natukene meie toredat maksusüsteemi täiendatud, et siuke tore süsteem nagu DST, kus siis Eesti riik kogub, ma ei tea, mis seal oli, mingi 70% Eesti maksudest. Et ka täiesti teistmoodi projekt selles osas, et ütleme nii, et ikkagi siuke vanema stacki peal püsib ja uued arendused ka seal praktiliselt frontendi polegi, et seal on Timeleafi mingisugune või mis see Java... See on see Springi raamistik frondi tegemiseks. Vist on Springi oma. Ta on mingi templatingu moodi asi, et seal ei ole nagu eraldist. Et see oli jälle omaette, et ma reaalselt ei teadnudki, et siukseid asju nagu mingi productionis on ikka veel olemas, et ei ole nagu üle mindud mingile muule lahendusele, et jah, huvitav, et vaja mingit nupukest muuta ja siis on vaja terve rakendus nagu uuesti käima panna ja see rakendus ei ole nagu, ta lonkab oma jalga ikka korralikult, et Kuule, niimoodi sai 10 aastaid sai niimoodi hakkama. Nüüd
kus siis nüüd vaja mingit teistmoodi, kohe on vaja näha mingeid uuendusi, aega ei ole. No muidugi, ikka reaktiivne ja salvestad ära ja kohe on näha, et... Kohe näed, AI ütleb, kas on pilt ilus. Ma tegin selle kursoriga, tegin mingeid asju, proovisin prototüüpida või nagu pokki teha ja ma ei tea, kas nad ise nagu üritavad nagu hästi palju enda neid krediteid kulutada, aga noh, et ta kirjutab mingi asja valmis ja siis ta teebki selle avalehe lahti, teeb sellest screenshoti, siis ta paneb selle screenshoti sinna chati veel ja siis ta nagu analüüsib seda pilti, et kas siis see on selline, nagu ma küsisin, on ju. Aga noh, et kui ta selle mulle kõrval lahti teeks, ma nagunii pean ise nagu parandama seda, aga jah, see selleks kõrvaline teema. Aga kuidas sa Svelteni jõudsid? Sveltini, kuidas seda hääldatakse üldse? Svelt. Jah. Sattusin selleni tegelikult üldse niimoodi, et mina ei teadnud sellest midagi. Olin ühes pisikeses arendustiimis ja seal vanem arendaja avastas selle. Ta nagu ise otsustas, et me teeme terve Reacti frondi ümber Svelti peale. Ja sellega oldi nagu managemendi poolt nõus. Mis nagu nüüd tagasi mõeldes tundub see täiesti nagu hullumeelsus, aga kuna ta oli nagu nii varajases staadiumis veel kogu see rakendus, et siis sai seda nagu lubada endale. No eile me rääkisime just sellest, kuidas Bolt ühes varases etapis otsustas hakata Node.js-i kasutama ja kasutavad seda siiamaani, et kirjutati kogu PHP plönn ringi, mis muidugi oli ilmselt mõeldud ringi kirjutamiseks algusest peale, aga kõik, mis oli PHP-s, tehti uuesti Node'i peale ja siis sealt edasi kasvas. Nii et kellel see veel kuulamata on, siis mingi kuulaks seda episoodi ka. Nii ja siis sa jõudsid ühesõnaga said selle ülesande enda ette, et kirjutada kogu front ringi Svelti peale. Ei, see oli ikka siuke tiimi effort, aga jah, tegime selle ümber, siis tulid mingid teised projektid ja kuidagi nagu jäi see kaugemaks mingi aeg, et ikkagi see React ja muud asjad tulid nagu peale. Ja nüüd mingi eelmine aasta mul sõbranna põhimõtteliselt nagu viskas õhku, et tal oleks vaja siukest nagu enda nagu andmebaas ja enda veebilehte seal taga, et ta tegeleb castinguga filmidesse, sarjadesse. Ja siis ma mõtlesin, et okei, et teen talle nagu enda jaoks pet projecti, tema saab sellest kasu ja mina saan mingeid tehnoloogiaid katsetada, mida võib-olla nagu töö juures või nagu ei saa. Ja seal siis võtsin jälle selle Svelti endale ette ja tegin siis kogu nii-öelda see admin pool või dashboard on siis Sveltiga tehtud. Et tuli nagu see, kuidas öelda, meenus see Svelti lihtsus ja siuke kasutaja mugavus jälle, et siis erinevaid tehnoloogiaid kasutada, et siis nagu hüpata jälle nagu Reacti või Angulari peale, et see on nii vaevarikas, see on nii raske. Tulevad nagu mingid flashbackid mingitest hookidest ja reaalselt ei teagi millest veel kõigest, et callbackid, hookid, et Martin, sina oled rohkem frontiga kokku puutunud, et mida sa näinud oled? React ja Angulari oled mõlemad näinud? Angulari mina ei ole teinud, praktiliselt mitte üldse. Ma olen natuke view'd, aga Reacti ja Svelti mõlemad jah, väga huviga kuulan nagu alati, kui Sveltist räägitakse. See on nagu siuke, ma ütleks, et tead on nagu mingi siuke veidike nagu siuke low key, mingi cool kid, eks ole, kes kuskil on, ja see väga hästi ei saa ka aru, miks ta nii lahe on nagu. Sest ega eramus võib-olla nagu ei kasuta seda. Nüüd hakkab populaarsest nagu ikka järjest tõuseb, aga siis hakkad mõtlema et mis seal selles Sveltis siis on, et miks ta nagu, sest ma olen ise samamoodi avastanud mingi väikse projekti jaoks, Svelt on oluliselt mõnusam kasutama hakata, kui hakata seda suurt Reacti jurakat tegema. Samas, kui mul oleks mingi suurem asi, ma ei tea, kas ma siis võtaks Svelti. Võib-olla seal ongi see koht. Ma ei ole kogenud nagu seda suurt, ütleme siis, Svelti appi veel. Ja. Aga kuidas sinu kogemus siis on,
et miks ta on teistsugune või kuidas, hakkame sealt pihta võib-olla, et kuidas ta on teistsugune kui siis Angular näiteks. Et mida seal tehakse teistmoodi? Mul on niisugune tunne, et see peab nagu alustama sellest, et miks seda üldse tehti. See tüübi nimi on siis, ma loen igaks juhuks, Rich Harris, kes selle tegi 2016 aastal ja tema oli üldse ajakirjanik. Ajakirjaniku taustaga, ajakirjaniku haridusega, aga mida tema tegi, oli siis see, et ta tegi selliseid nagu interaktiivseid artikleid. Ma tean nagu Timesi näiteid, kus siis see oli vist enne koroona aega, et kus sa said nagu scrollida ja siis mingid andmed muutusid ja liikusid ja kõik siuke nagu see oli Harry Potteri ajaleht, et jaa, täpselt, kusjuures jaa. Et seda tüüpi artiklid ja siis kui ta neid tegi seal, siis ta, kuidas öelda, selliste asjade loomine oli hästi vaevarikas, sest et kõik need, iga mingi transition või iga asja jaoks on nagu eraldi mingi library või package, et Reactis ei ole selliseid transition'id built-in, et iga asja jaoks oli vaja nagu uus package ja okei, see, miks siis Svelte nagu täpselt sellise asja jaoks nagu jube hea on see, et tema ei kasuta seda virtual DOM-i, mis Reactis on. Ehk et see Rich Harris ütleb ise ka, et tegelikult ei ole nagu framework, et ta on compiler. Ehk et tal ei ole runtime, ta ei tee runtime'is nagu praktiliselt midagi, et kõik on nagu compile ressurss, mida ta nagu kasutab. Ja tänu sellele ta nagu igasugused, et kui sa arendad ja sa teedki mingi muudatuse seal, siis ta refreshib ennast väga kähku, et see ongi see, et ma tahan kohe näha seda, mida ma just kirjutasin või et lisasin midagi. Ja lisaks sellele, et see arenduse siuke et see arenduse experience või et kasutaja mugavus on nagu nii hea, see nagu kandub edasi sellele, et kui seda nagu brauseris, seda rakendustes brauseris kasutada, vaadata, et compilib selle Vanilla.js-iks. Ehk et lõpuks, kui ta sinna brauserisse jõuab, et ta on nagu nii lightweight, et ta on nagu, ta on nagu kiirem. Kasutaja ei pruugi arugi saada, et tegelikult see on Svelti peale tehtud, sest see on põhimõtteliselt HTML ja JavaScript on seal taga. Jah. Et need on need nagu positiivsed pooled selle kogu asja juures, aga jah, see, mis enne mainiti, et see kasutatavus on iga aastaga nagu kõrgemaks või suuremaks läinud, et see aga mida tuuakse nagu negatiivseks on jah see, et sellel ei ole nagu seda suurt community't taga, et ongi see, et kui sa mingit suurema projekti kasutad seda, tekib mingisugune bugi või mingi takistus ja siis lähed sinna Stack Overflow'sse või ChatGPT'sse või mida iganes, eks ole, nagu otsima ja keegi ei ole nagu sattunud mingi samasuguse kala otsa, et seal on neid nüansse, et jah, et see community on nagu väiksem, aga siis on nagu kohati on nagu see catch-22, et nagu inimesed kardavad seda nagu kasutada ja siis see community on väike ja siis community ei kasvagi, sellepärast et kõik kardavad mingis mõttes seda kasutada. Et jah, et võib-olla lihtsalt nagu, ma ei tea, proovida, et mina leidsin küll seda, et sükesteks nagu enda mingi pet projectiteks või ma ei tea, oma mingi veebileht kokku panna või vist ei kasuta mingit alternatiivi, et ma ikkagi võtan selle Sveti ette ja lähen sellega, et see on huvitav, et Svelti enda lehel on nagu mingisugune link on siis nende raamistike mingisugune võrdlusele, eks ole, ja siis seal on nagu 2 kriteeriumi. Üks on see, et kui palju nagu, kui kõrgelt hinnatakse
või imetletakse seda midagi, siis teine pool on see, et kui palju seda tahetakse kasutada. Ja siis et see on mingi Stack Overflow mingi küsimustiku järgi. ja just, et siis esimene on see, et React on muidugi kõige tipus, eks ole, kasutatakse kõige rohkem, hinnang on siuke normaalne, noh, mingi 60% ja siis siin paar rida allpool ma praegu vaatan, siis tuleb see Svelte, eks ole, kasutatakse ainult 11%, aga hinnang on üle 70, eks ole, et näed, kõik nagu vaatavad, et see on nagu hullult äge asi, aga jah, kasutust nagu no võiks rohkem olla, no eks ta võib-olla ikka tõuseb ka nagu vaiksete ajas, aga aga milles see kogukonna vähesus ei saa nagu olla ainuke probleem, on ju, et noh, näiteks üks asi, mida siis mulle hommikul ka ChatGPT õpetas, et oma isegi vähese teadmise peal, mis tal nagu Svelti kohta oli, oskas ta juba öelda, et võib-olla suurte projektide jaoks ei ole kõige sobilikum valik, on ju, et mis tal siis puudu jääb, et miks ta nagu suurte projektide puhul ei sobi või kus seal nagu see king pigistama hakkab, et miks ei saa teha? Ma arvan, et see võib olla ka see, et sellel Sveltil ei olnud tegelikult varem nagu mingit suurt organisatsiooni taga, et Angularil on Google taga, eks ole, Reactil Facebook, Meta, jah. Et see annab nagu mingisuguse siukse siukse enesekindluse, et ta ei kuku ära, et seda ikkagi uuendatakse, et ta käib nagu selle aja ja kõigega tehnoloogiaga igasuguste uuendustega kaasas. Et Sveltil seda mingi paar aastat tagasi ei olnud, nüüd läheb Vector või Vercel või kes see ettevõte oli, kes otsustas, et ta astub sinna Svelti community taha ja et nad nüüd said nagu mingis mõttes selle suure organisatsiooni toetuse, aga ta on ikkagi nagu võrdlemisi uus, et ma vaatasin ka see Svelte 5, mis nüüd, kas see oli nüüd 8 kuud või aasta tagasi, nad kulutasid välja, siis minu meelest mingi 10 või 8 päeva tagasi oli selline versioon väljas, mida siis mingi siin 100 000 pluss korda alla laeti. Et kõik varasemad olid siuke 1000, mingi 2000, ehk et tundub, et nad jõudsid lõpuks siukse nagu törts stabiilsema versioonini, mida siis nii-öelda võeti kasutusele ja hakati siis nagu vana versiooni pealt põhimõtteliselt nagu üle kolima. Ehk et ta on ikkagi võrreldes teistega siuke, ma ei tea, teismeline, nooruke, et ma arvan, et see kindlus, et seda kindlust veel ei ole, mis on siis nagu teistega nagu ehitatud ja aastatega saavutatud. Et jah. Ja ega Reactist on ka, nüüd on juba, ma ei tea, mis 18 on praegu vist aktuaalne, eks ole, et läks ka aega enne, kui suurem siuke kasutuselevõtt käima läks, eks ole, et võib-olla siis on Sveltil ka ikka veel lootust, aga jah. Aga mis, nojah, minul on nagu Reactiga võrdlus võib-olla parem, eks ole, aga Sveltil on ju, Svelt ise ei ole ju tihtipeale see, mida kasutatakse, eks ole. Sveltil on juures ka SvelteKit, eks ole. Kuidas sellega kogemus on? Mis see siis täpselt endast kujutab? Kas sa kasutasid nagu puhast Svelti või ikkagi koos Kitiga? Mina kasutasin puhast Svelti. Et jah, kuidagi sattus nii, aga nüüd, kui see koolituse tegime, siis teine arendaja, kes ka seal oma kogemust rääkis, siis tema oli ainult seda SvelteKitti siis kasutanud ja näitas, kuidas siis seal saab neid asju teha. Asutades ongi see, et ma ise ei ole kasutanud, aga nüüd, kui ma nägin seda ja nägin, kuidas nagu tema tegi lahenduse selle peal, ma tahan seda täiega kasutada.
lihtsalt sellepärast, et see routing just on seal nagu nii mugavaks tehtud, et ma tean, et ma mässasin selle pet projectiga ka selle routinguga ja tõmbasin mingi lisalibrasid alla selle jaoks. Proovisin üht, proovisin teist, lõpuks jäin ühe peale pidama, tundus, et enam-vähem on okei. Aga nüüd reaalsus on see, et kui ma tahaksin Svelte 5 peale kolida, siis ma pean kogu routingu ümber tegema. Et see vana libra ei toimi enam selle 5-ga ja nii ongi. Aga jah, see Svelte Kit siuke üldine põhimõte on siis see, et kogu see routing ongi siis lahendatud sellega, et sul on nagu folderid ja siuke nagu folderite et folderi sees on Svelte fail, mis põhimõtteliselt on siis nagu page. Ja sa saad nagu niimoodi põhimõtteliselt nagu seda breadcrumbi stiilis teha, et ma just ise mõtlesin, et nagu mingi blogi teha seal peal, ma arvan, et on päris mugav. Suht ideaalne vist et see kataloogi struktuur nagu tõlgitakse siis nagu selleks leivapuruks nagu ümber. Ma just mõtlen ka, et samamoodi, et ma nagu nägin seda, et just see routingu osa, et kui sa paned oma kataloogi struktuuri õigesti paika, siis kõik on mingi maagia hakkab juhtuma selle Svelte Kitiga, sellepärast, et sa ei pea kuskil defineerima midagi. Sa ei pea kontima mingit oma routingi. Tundub nagu halb ka, et ma ei tea ju, mis toimub, kui mul seda ükskord vaja muuta. No jah, aga samas see töötab, eks ole, et siis äkki peaks nagu muretsema. Ma ei tea, tahan emojisid oma leivapurusse panna näiteks, ma hakkan kataloogi nimesse panema need sisse. Sa võid panna. Ma arvan, et seda saab teha ja ma arvan, et see ei ole probleem. Ikkagi 2025, kuule Priit, meil ei ole enam see Windowsi 8 kohalised. Nimetan kõik enda kataloogid, nimetan ringi. Ja teine asi, mis ma isiklikust kogemust nagu korra proovisin ka, et hästi popp on teha ju mingitel hetkedel neid elektroni äppe. Ja et teha nagu desktopi rakendust universaalselt, võt seal oli ka see, kus mina nägin, et Svelte koos Svelte Kitiga oli põhimõtteliselt nagu lihtsalt töötas. Et sa ütled, et ma tahan elektroni äppi, ja siis sa kirjutad oma backendi ja frontendi mõlemad seal kuidagi ja lihtsalt toimis nagu. Aga see tulemus on ikkagi selline 200 megabaidine mingisugune ma ei mäleta enam. Käivitud. Ma tahaks öelda, et Electron Core ise on juba nii suur, eks ole, aga see, mis sinna peale ehitati, see ei olnudki nagu meeletult suur. Aga samas jah, et tal on nagu väga huvitavaid lisanüansse näiteks. Mida mina olen avastanud, aga see ongi küsimus, et kui sa kasutasid seda Svelte, eks ole, mis olid need kõige magusamad asjad, mida sina seal juures nägid, eriti võrreldes siis nagu Angulariga näiteks? No mul on endal Angulariga nii vähe kogemust. No võrdle millegi muuga. Vabalt võib ka nagu Reactiga võrrelda, et aga ma ütleks lihtsalt, seal on nagu 2 asja. Okei, veel rohkem asju. Hakkame otsast minema. Et kõigepealt on see let keyword, ehk et sa saad nagu salvestada variable'i ära ja kui see muutub, siis sa paned need logilised sulud, paned selle sinna HTML-i vahele ja ta muutub. Ta lihtsalt nagu mitte ühtegi hooki ei pea tegema, mitte midagi nagu lisaks ei pea panema sinna, et kui näiteks back'ist tulevad mingid uued andmed või mis iganes sa tahad sinna panna, et ta muutub, HTML muutub ja see komponent muutub, et ta uuendab ära ennast, et ma tea, see tundub võib-olla nagu lihtne või nagu mitte nagu suur asi, aga minu jaoks oli see väga suur asi, et ma ei pidanud nagu mõtlema mingisugusele state management'i peale või mingi story'de peale või kuhu ma selle nüüd salvestan või et kõik see nagu jäi ära. Teine on siis see dollar sign, see dollar symbol, mis on nagu põhimõtteliselt sama, aga siis sa saad sinna nagu lisada. Põhimõtteliselt sama nagu millega? Minu jaoks on see täiesti võõrastem. Okay. Selles mõttes, aga ta on siuke lisa complexity mingis mõttes, et kui sa tahad näiteks, et sul on sum A plus B
ja sa tahad, et kõiki neid variable nagu jälgitakse, et kui B muutub, siis ta uuendaks seda summi. Ehk et see lisaks on nagu minu meelest kasutatavuse mõttes nii mugav. Ja niisugused nagu nende lisad oleks siis nagu see ei ole nagu väljakuvamise mõttes, et sa ei kirjuta nagu, üks asi on see, et see muutuja muutub ja kasutaja kohe näeb seda muudatust enda lehel, eks ole. Nüüd, kui sul on see sama valem, see matemaatika seal on ju, et see, millest sa räägid, on, et kui me teeme näiteks A plus B, siis on ju summa ja me kasutame seda summat siis veebis on ju, näiteks selle letiga. Siis kui me niisama selle kirjutaksime, siis A või B muutmisel see summa seal veebis justkui ei muutuks, sest seda nagu ta ei arvuta seda kohe ringi, sa peab selle koodi osani nii-öelda, see peab kuidagi uuesti käivituma, aga sa saad ka seal nii-öelda back-endi koodis või selles äriloogika koodis siis öelda, et ole hea, jälgi seda muutujat, ütleme A või B-d ja siis ta arvutab kogu selle maita teeb uuesti, uuendab selle summi ära ja kui nüüd veeb siis HTML-i osa jälgib seda summi, siis uueneb seal ka automaatselt, aga sa pead selle ahela nagu üles ehitama siin. Just. Sain ma õigesti aru? Mulle tundub küll, jah. Ja, mulle tundus, et sa ikka jälgisid ka samamoodi nagu mina siis. Ja mulle tundub ka, et see on nagu see, et see annab ikkagi paindlikkust juurde, et sul ei uuendata kõiki asju ega jälgita ülearu asju, aga kui sa seda tahad, siis sa saad vähemalt seda teha. Kuidagi väga lihtsalt see mingi maagiliste dollarite ja lettidega on sul ikkagi võimalik teha väga täiesti interaktiivne kraam, eks. Okei, no need on 1,5 asja, mis sulle meeldivad. Ehk siis 1,5, siin nüüd tulevad mingisugused mingi eelistused mängu, et seal on ka siuksed nagu, et selleks, et näiteks mingi tabelit täita, sa saad seal kasutada HTML-is siis logiliste sulgude sees each keywordi, et sa käid nagu mingisugusest array'st või objectist nagu üle ja täidad siis sellega iga elemendi ära, et ma just vaatasin ise ka, et Reactis tegelikult ei olnud nagu midagi nii palju raskemat või keerulisemat, aga lihtsalt seda koodi oli ikkagi rohkem, et sa pidid seal mingi for each tegema ja mappima või mis iganes, et saada siis need andmed sealt array'st kätte ja siis sinna HTML-i nagu panema. Lisaks sarnane asi on lihtsalt if, et sa saad igasuguseid if'e sinna HTML-i siis teha, et jälle, et ma ei tea, kasutaja klikib mingi asja peale, siis näita ühte asja või teist asja või mis iganes, et see on nii lihtne, et seal ongi lihtsalt tavaline if. See on tõesti vist hästi selline nagu, kuidas öelda, arendaja maitse asi, et kas ta on selline purist ja ütleb, et seal mallis ei tohiks üldse nagu seda loogikat olla, on ju. Sest et muidu need arendajad kirjutavad selle malli nii keeruliseks, et siis juba hakkavad sinna nagu bugid tulema versus, et sa tahad seda paindlikkust, et sa saaksid ka seal mingeid if'e kirjutada ja itereerida nagu mingite objektide üle. Ega mõnes mõttes mina ütleks küll, et Reactis on tõesti see, et sa pigem ei kirjuta if'i sinna selle renderi sisse, eks ole, aga sa teed kõik selleks, et seda if'i kuskile mujale ära peita. Sest sul on ikkagi nagu selline tingimuslik, eks ole, sul on mingid tingimused, kus sa tahad mingid ploki näidata ja mingid tingimused, kus sa ei taha seda näha. Sa näitad nagu oma elegantsi või intellekti välja, et kuidas see if niimoodi ära peita, et sa ei näe seda selles renderis, eks ole. Teinekord oleks just jube lihtne, et sa vaatad, nii, see tingimus, nüüd ma näen seda, nüüd ma ei näe seda. Mõnes mõttes selline selguse mõttes on ta oluliselt parem, mõtteks. Nii et pean nõustuma. Jah. Aga nüüd on see, et ma reaalselt nüüd üks asi, mis mulle hullult meeldib ja üks teine arendaja Nortalis, kellega me mingi lõunalauas põhimõtteliselt vaidlesime, et tema nagu ei olnud sellega nii nõus, et see single file components, et mul on see stiil, mul on JavaScript ja HTML kõik nagu ühes kohas ja minul isiklikult see meeldib, minu meelest teeb see kuidagi, ma ei tea, suudan nagu
hoomata kogu seda asja paremini. Ja siis see teine koolkond on see, kes ütleb, et ei, et stiilid peavad olema nagu see CSS ei tohi olla ei HTMLis, ei JavaScriptis, ei kuskil, see peab eraldi olema. Ärge toppige seda sinna, et ja siis veel nagu samm edasi on see, et nagu oma pet projectisse ma panin Tailwindi ehk et see CSS on nagu komponendi real ja copy pasting, kui on button samasugune, copy pasting ja selle CSS uuesti sinna järgmise buttoni peale ja lähen oma eluga edasi. et praktiliselt mul vist ei ole seal mitte ühtegi global stiili. Aga no seda vist on võimalik ju Reactis on samamoodi võimalik arendada, et sa võid kõik sinna sisse panna. Jaa. Võid jah, kuigi Reactis ilmselt see Martinil läheb kortsa selle peale. jah. Või vähemalt otse mitte tooreid stiile ei pane, et sa kasutad ikkagi midagi, mis iganes, kas impordid oma klasse sinna kuidagi või teed mingit sihukest maagiat. Aga kahjuks ma pean ütlema, et ma võib-olla sul töökaaslasega pigem nõus olen. Ma olen vist ka liiga vana kool, et nagu see on ainuke asi, kui üldse midagi selle Svelti puhul võiks nagu häirida, siis ma ei oska isegi seletada miks kusjuures. Sellepärast, et iga kord, kui ma seda teen, ega sa teed selle ära, see on nagu okei, aga ma võib-olla olen sellest ajast, et mulle ega tegelikult vist Sveltiga saab ikkagi teha seda, aga Sveltis saab samamoodi stiilid panna ära, sest et see ei ole nagu mingi, ma ei tea, raami, et see on nagu selles mõttes ta ei piira selles osas. Ma küll ei ole nii vana kool, et kõik CSS-id peaks ühes lohisevas failis olema selles mõttes, aga CSS moodulid näiteks on isiklik eelistus on see, et selle sama siis, ütleme, komponendi kõrval on nagu väike CSS-i fail, mis kehtib ainult sellele komponendile, et see on ka suhteliselt hea siukse isolatsiooni ja pärast on hea pakkida CSS faile kuskile CDN-i ja siis on ka hea olla. Saab magada rahulikult. Just. Et ühesõnaga Svelti nagu oma vaike lähenemises eelistab seda, et sa kõik pistad ühte faili ja sul niimoodi on lihtne teha, eks ole. Ja siis sa pead nagu lisapingutust tegema selleks, et need välja tõsta. Ma ei tea, kas sa ütleks, et see pingutus on just, aga võimalus vist on, jah. Võimalus, jah. Pigem jah, et võimalus on olemas panna sinna komponendi juurde, aga siis ei ole probleemi ju. Martin, kus on probleem? Ega ei olegi, ma räägin, ma olen hakkama saanud iga kord. et lihtsalt see, et Svelte nagu lubab seda teha, et siis nagu see paneb natuke, et mis neil arus oli. Miks ta lubab? Jah, ma ei tea ka. Ma ei tea, kas Angularil oli sama või oli Vue'l oli see, kus sa said ka stiili ja asju panna samasse faili. Aga samas siis esimest korda React läks ka nagu oma selle JSX-i peale, siis tundus ka veider, et miks ma HTML tag'i saan otse JavaScriptis kirjutada, nii et tänapäeval on normaalne. Kõik teevad seda. Jah. No nüüd me juba natuke jõuame sinna alale, et mis on need teemad, mis natukene nagu pigistavad või natukene nagu panevad kulmu kortsutama. Et kuidas nagu Svelte mingeid asju teeb, et kas neid on veel? Tundub, et ei ole. Ei ole, jah. Vabandust, ei. See learning curve või see õppimise cover, et ongi see, et mina kasutasin siis Svelte 4 ja nüüd on siis see Svelte 5 ma korra mainisin, et see siin paar päeva tagasi tundub, et on nagu stabiilseks saanud. Et seal tutvustati siukseid asju nagu runesid. Põnev. Mis siis põhimõtteliselt nagu lõppkokkuvõttes kaotab ära selle armastatud leti ja dollari sümboli. Et selle asemele tulevad siuke at state ja at derived, kui ma õigesti mäletan. See on tõenäoliselt mingisugune jõudluse, et täidab nagu mingit parema jõudluse eesmärki nagu ühel hetkel. Ma arvan, ma praegu puusalt pakun lihtsalt, et
see tähendab, et need on siis nagu nende annotatsioonide stiilis juba siis okei, et see võib-olla tõesti, et seal ma sain aru nii palju, et nii palju, kui ma jõudsin uurida selle kohta, et põhimõtteliselt siis, et see süntaks oleks nagu more straightforward selle koha pealt ja ei tekiks segadust, et see let ja siis a la mingi tavaline JavaScripti variable, et mis see väidetavalt tekitas segadust seal ja lisaks sellega siis nüüd tulevad need miinused meelde, jah. et kui sinna letti või dollarisse mingeid objekte panna, mis on siis võib-olla nagu objekti sees, mingid sellised tasemelised andmestruktuurid, et siis seal oli sai ikkagi kõik tehtud, aga jah, seal pidi nagu natukene lisatööd tegema selleks, et kui siis nagu a la listi sees oleva objekti mingi variable või mingi parameeter muutus, et ta ikkagi nagu kuulaks seda ja uuendaks siis seda fronti, et see tekitas võib-olla siis segadust, aga jällegi, kui nagu sattusid selle reha otsa esimest korda, lahendasid ära, et mina nagu ei näinud selles mingit suurt draamat, et said nagu selgeks ja läksid nagu eluga edasi, aga tundub, et seal community's oli nii suur kisa selle peale olnud, et nad otsustasid siis ikkagi natukene seda syntaksit nagu muuta. Ja sealt see siis tuli, et nüüd on see, et sa paned selle at state'i ja paned oma objekti sinna sisse, siis ta nagu vaatab siis ka süvitsi objekte, et vaatab neid mitme layeriga. Kas nad tegid selle muudatuse nii-öelda tagasi ühilduvalt, et see let ja dollar jääb ka nüüd tööle ja siis tulevad need nii-öelda annotatsiooni stiilis ja ma ei tea, ütlesid välja, et nüüd Svelte 7 kaovad need let ja dollar ära või tegid seda pätti, et tegid kõik ringi ja ütlesid, et nüüd on nii, võtke või jätke. Praegu ma sain aru, et nende plaan on selline, et versioon 5 on veel mõlemad supporditud ja 6 on siuksed mingid Redditi dark chatid, kus siis öeldakse, et nad ikkagi kaotavad selle leti ja dollari märgi ära. Et see on väga kurb, aga tuleb kaasas käia nende asjadega. Samas vaadates seda muudatust, siis ta tegelikult ju toob tõesti natukene selgust selles mõttes, et nüüd on sul let ja const on nagu sellised standardid ja asjad, eks ole, et sul ei ole niimoodi, et see let tegelikult tähendab mingit maagiat, vaid nüüd on let lihtsalt, on ju. Jah, ikka kõik need muudatused, eks ole, tunduvad sellised veidrad, et kas neid on vaja, aga samas, kui see asja paremaks suures plaanis teeb, miks mitte? Oleks võinud siis juba algusest peale õigesti. Siis nüüd jälle hakkab see võlulause, et oleks võinud algusest peale õigesti teha. Kehtib iga asja kohta põhimõtteliselt. Kas te teate muidu ka nagu mingeid suuri saite, kes nagu Svelti kasutavad? Ma sain aru, et Spotify kasutab mingiteks asjadeks, et nemad tunduvad seal päris suured fännid olevat ja siis ongi see New York Times teeb oma neid interaktiivseid artikleid ja ma tean, et ma lugesin, et neid oli veel, aga praegu ei tule meelde. Mulle see mõte nagu meeldib eriti sellises mikroesitluskihtide maailmas, millest me siin ka mõni episood tagasi rääkisime, et kuna see Svelte just töötab nagu hästi sellise väikese konteksti jaoks, et siis ongi, et sa teed nagu mingi mikroesitluskihi, kus sa seda hästi hõlpsasti kasutad ära kõike seda võlu, mis sealt kaasa tuleb, on ju. Ja samas see projekt ei kasva nagu kunagi nii suureks ja see mikroesitluskiht ise nagu kapseldab ära mingis mõttes, seab need liidesele selle raami, on ju, et ka seal me rääkisime sellest, et see sisend ja väljund peab nii mitmel viisil väga põhjalikult olema defineeritud.
et vastasel juhul lihtsalt kogu see asi laguneb ära või läheb käest ära, on ju. Et siis see mikroesitluskiht justkui nagu raamibki selle väikeseks rakenduseks, mikrorakenduseks ja seal ju tundub, et Svelte töötab nagu suurepäraselt. See tundub täitsa loogiline jah, sellepärast, et vaata, kui sul on jah, ta läheb vanilla JavaScriptiks, eks ole, native'iks põhimõtteliselt, sul ei ole vaja, sundi väga ei huvita, mis su ümbritsev framework on, eks ole. Raam on, jah. Et selles mõttes ta võiks väga hästi sobida. Aga ma vaatan siin nende lehe peal ikkagi on neid nimesid ka mingid, et Stack Overflow, Yelp, Times on ju, Spotify, Apple, IKEA, Decathlon. Ja IKEA. Aga vot need on vist ka ma ei tea, kui palju, neid on nii raske, ma ei usu neid logosid, mina ei usu neid logosid. Aga mitte täielikult, vaata. Et sul on neid mikrosaite. IKEA kasuta enda kodulehel, see on mingisugune, ma ei tea, back office'i, mingi raamatupidamise, utiliidi, mingi plönn. Kampaaniasaidid on ju olemas, et kus sul tuleb kampaania, kus sul on mingi lihtsalt interaktiivset väikest saiti vaja, selle jaoks just. Ja teine asi, ma ei tea, kas olete sattunud see, kus sa saad need planeerimissüsteemid, ma arvan äkki, võivad olla täitsa. Et kus sul on see mingi ruum ja siis sa saad sinna mingeid tõsta ja värke, et see võib vabalt olla Sveltis, et see tundub selle jaoks suht idekas. No ikka kasutatakse. Jällegi mingis mõttes nagu mikrofrontend. No jah, aga võib-olla siis ongi, et mis see Svelt ise tähendas, oli vist, et mingi, kuidas nad ütlesid seda, attractively thin, graceful and stylish on siis Svelti definitsioon, see on omadussõna siis. Et siuke ongi, sul on niuke õhuke, aga stiilne framework nii-öelda siis. Ja. No nii, Anett, kas siin on nagu veel mingeid teemasid sul mõttes, millest sa arvasid, et sa saad täna rääkida või mille kohta me taipame küsida, aga pole veel hakkama saanud? Ei, ma arvan, et me vist saime päris edukalt kõik teemad nagu ära coveritud, üle käidud korra. Siis ma mõtlesin, et mulle meeldis see, kuidas tegelikult see Rich Harris ise ütleb, et just see community buildimine ja see, et miks ta ikka ei ole võib-olla nii populaarne, et vähemalt nad ise on öelnud seda, et nende üks eesmärk on see, et nad parem teevad nagu oota, ma mõtlen nüüd vaatan igaks juhuks, muidu ma ütlen valesti. We would rather have a thing that a small number of people love than a thing a large number of people tolerate. Ehk minu mõist nagu, kui nad nagu selle sihi on võtnud, siis las nad lasevad edasi ja küll ta nagu imbub igale poole tasakesi sisse, et ma arvan, et see on nagu hea siht, hea eesmärk. Eestis on ka juba Svelti community olemas. Minu teada mitte. No, aga siin saade käib praegu, hype ja teed ära, on ju. Mul on ikka mõned tuttavaid, neid tuttavaid ei ole palju, aga kõik, kes Svelti on kasutanud, no nad ikka nagu väga fännavad. Siis ma kogu aeg mõtlen, et see teine point, et Svelt et see on nagu front-end tehnoloogia back-end arendajatele, et see on asi, millega nad võib-olla saavad hakkama. Võib-olla nagu enda pealt lihtsalt tunnen seda, et võib-olla sealt see suur armastus on tulnud selle vastu, et see on nagu lihtsustanud päris palju nüansse. No, täidab ära nagu mingisuguse niši ja kui ta seda hästi teeb, siis miks mitte. Siis kütku aga edasi, et ootame siis huviga, kas aasta pärast me saame näha näiteks ka kasutatavuses siis kasvu, eks ole, või ta jääb kuidagi paigale, sest tegelikult neid tehnoloogiaid on omajagu, mis justkui tunduvad nagu selline natuke nagu hõbekuul ja siuke nagu nii mõnus, see kindlasti läheb lendu ja siis vaatad ja aastaid kuskil nagu tammub ja tegelikult täidabki mingit niši nagu rolli. No aga low code ja no code asjad, millest me oleme siin rääkinud nagu mingites episoodides, et
olid ju ajad, kus öeldi, et no nii, varsti enam teistmoodi ei kirjutatagi tarkvara, et kõik lohistavad mingeid kaste kokku ja teevadki ainult niimoodi ja no endiselt kirjutame koodi, on ju. Et näis, kuhu poole ta läheb. Et ma arvan, et ta nüüd järgmiseks Reactiks ei saa just sellepärast, et kuna on see tunnetus turul, et suurte asjade tegemiseks ta võib-olla päris nii hea ei ole. Aga võib-olla maailm muutub ja tulemuseks ongi hästi palju väikeseid asju. Ja siis sinna ta sobib jälle ideaalselt. No ta võib ju olla, aga mul hakkasin mõtlema praegu, et Reacti on ju, et kuna Reacti nii palju tehakse, siis turul on hästi palju inimesi, kes oskavad Reacti ja oskavad seda ka hästi, on ju. Ja noh, kui on suurem süsteem, siis sa tõenäoliselt tahadki selliseid, kes seda oskavad, on ju. Et kui sul on vaja uut suurt süsteemi ehitama hakata, siis sa pead ikka natukene nagu otsima neid inimesi, kes seda Svelti oskavad ja tahavad teha, et võib-olla seal on see kui ta nii populaarne on, siis neid, kes tahavad teha, neid võiks olla väga hea saada. Võiks, aga siis on see, et kas nad päriselt on juba teinud ja kogemust on või on see huvi nagu ja meeldivus suur. Ja kuna see community on jälle väike, et siis kõik need rehad, mille otsa nad astuvad, on raskemini lahenduvad, kui nad ei ole. Ta on nagu heas seisus, aga halvas seisus, sellepärast, et see on nagu natuke riskantne, kuna keegi pole veel tõestanud, et Sveltiga saab mingit head suurt täppi teha. Mulle tundub vähemalt. Tuleb lisaks see nüanss, et tegelikult kuidas öelda, Angular on ju ka uuendanud ennast ja React samamoodi, et mulle tundub, et võib-olla nad kõik ei ole nagu mingis mõttes sama sihti võtnud, aga tundub, et React ka vist tahab oma Virtual DOM-ist nagu lahti saada, et seda nagu kiiremaks kogu compailimist ja teha, et ühesõnaga tundub, et nad kõik liiguvad mingis mõttes nagu samasse suunda. Et võib-olla juhtub lihtsalt see, et lõpuks meil on niimoodi, et kõik on nagu suht nagu sama puuga löödud, et ei olegi nagu neid erinevusi nii tugevalt näha. Et see Svelte võib olla selline nagu teerajaja ka mingis mõttes, et ta näitab uut viisi, kuidas asju saab teha, tõestab ära, et see inimestele meeldib. Ja siis juhtub see, et React hakkab samamoodi tegema, eks, ja siis pole kellelgi mõtet enam kolida, on ju. Siis tehakse seda Reacti rõõmuga edasi, et võib-olla me näeme natuke sellist sama asja juhtumas Angulariga, et ka selle ju populaarsus, viimaste versioonide populaarsus on nagu järjest kasvamas, sellepärast, et see on hakanud üle võtma nagu, enam ei lähe nagu nii kangekaelselt, et meie teame, kuidas asju tehakse, vaid on hakanud üle võtma neid asju, mis teistes raamistikes kõrgelt hinnatud on. Ja võib-olla isegi mingeid puudusi parandama, et nendest teiste tegemistest siis rohkem õppima ja tegelikult viimased versioonid minu teada näitavad, et see kasutatavus nagu kasvab ka selle tõttu. Võib-olla nad hakkasid natuke liiga hilja sellega pihta, eks nad tulistasid nagu alguses kõvasti jalga ka nagu mingite erinevate suurte muutustega. Aga võib-olla nüüd on siis vähemalt parem rada ees. Ja ma arvan, et asi, mis nagu Svelti puhul on praegu väga mugav, ma näen, ongi see, et selleks, et kirjutada natuke rohkem kui lihtsalt tavalist HTML-i tekitada, on ju. Et sul on lihtsam sellega nagu need tööriistad seal ümber on mugavamad ja sul on tõesti see kasutusmugavus, arendusmugavus on vähe kõrgem, kui on Reacti puhul. Reacti puhul kindlasti kohe nagu. Seal on ikka nagu põhimõtteliselt iga asja jaoks sul vaja mingit lisada asju ise, et see on miinus on mugavus, kui sul on kiiresti vaja, pluss on see, et sa saad kontrollida väga-väga palju enda maitse järgi, eks. No nii, aga tõmbame siis tänasel episoodil joone alla. Aitäh kõigile kaasa mõtlemast. Aitäh meie kuulajatele. Endiselt oote muusi põnevaid teemasid ja külalisi meie emailile podcast@algoritm.ee, kui sealt kätte ei saa või ma ei tea, tundub, et kohale ei jõua, siis tulge meie Discordi, kirjutage mulle seal või siis ka leidke meid üles sotsiaalmeediast
ka LinkedInis on algoritmi leht olemas ja seal saab täitsa otse algoritmile kirjutada, kui häid ja põnevaid mõtteid on. Aga järgmine nädal siis räägime tõenäoliselt Skype'ist ja on see natukene erilisem episood ja uudiseid on rohkem kui võib-olla tahaks isegi, nii et meil on uudised, meil on provokatiivne teema, et kindlasti saab olema kihvt episood, mida siis juba kuulete uuel nädalal. Aitäh ja kuulmiseni!